Veel mõned aastad tagasi tähendas edukas olemine seda, et magasid vähe. Hustle-kultuuris oli auasi öelda, ma saan hakkama 5 unetunniga. Täna on teadus selge. Kõige targemad inimesed kiidavad pigem 8 ja enam tundi und. Kui sa magad tund aega vähem, kui su keha vajab, on see nagu tuleksid hommikul tööle kerge pohmelusega. Sa harjud ära, aga su loovus, mälu ja meeleolu saavad iga päev väikese löögi. Ja kui uni on pikalt kehv, siis ei kannata mitte ainult energia, vaid kogu su elu, sinu suhted, töö ja tervis. Und alahinnatakse, sest me arvame, et see on passiivne aeg. Tegelikult on uni sinu keha kõige aktiivsem hooldusrežiim. Aju puhastab end mürkidest, mis muidu kuhjuvad ja võivad viia haigusteni. Immuunsüsteem laeb end uuesti. Hormoonid, mis annavad jõudu ja taastumist, vabanevad sügava une ajal. Ja emotsioonid. Vähem und tähendab rohkem stressi, ärritust ja impulsiivseid otsuseid. Pole ka juhus, et öeldakse, hommik on õhtust targem. Uni ei puhasta ainult keha, vaid aitab ajul infot töödelda ja uusi seoseid luua. Dmitri Mendelejev nägi perioodilisuse tabeli struktuuri unes. Elias Howe leidis õmblusmasina võtmeosa tänu unenäole ja Paul McCartney kuulsa meloodia Yesterday tuli talle magades. Magades jõuab aju lahendusteni, milleni ärkvel olles me tihti ei jõua. Kõige sügavam ja taastavam uni toimub üldiselt kella 10 ja 2 vahel öösel. Kui lähed liiga hilja magama, võid sellest olulisest faasist ilma jääda. Isegi siis, kui tundide arv klapib. Põhjus on lihtne. Meie keha töötab tsirkadiaanrütmi järgi. Kui alustad und siis, kui on pime ja melatoniini tase tõuseb, saavad paika sinu hormoonid, energia ja meeleolu. Ja seda ka vastupidi. Hiline magaminek lõhub selle rütmi ja tulemuseks on hommikune väsimus, madal meeleolu ja kehvem enesekontroll. Biohacker Brian Johnson, kes on oma elu missiooniks võtnud elada igavesti, läheb magama iga päev kell 8 õhtul ja ärkab umbes kell 5 hommikul. Tema sõnul on uni kõige olulisem tegevus, mida inimene teeb oma igapäevaelus. Kui tahad paremat und, siis alusta väikestest sammudest. Hoia magamistoa temperatuuri jahe 18-19 kraadi. Lülita välja ekraanid vähemalt tund aega enne magamaminekut. Ära söö rasket toitu hilja õhtul. Väldi alkoholi. See segab sügavat und. Väldi stimulante. Kohvil on umbes 6-tunnine poolestuse seega joo see hommikul või varasel lõunal, mitte õhtul. Püüa minna magama iga päev samal ajal. See õpetab kehale rütmi ja muudab uinumise lihtsamaks. Maga pimedas toas või kasuta silmamaski. Loo õhtune rahunemise rituaal. Näiteks loe raamatut, tee venitusi või mediteeri. Ära vii töö ja ärevusmõtteid voodisse kaasa. Magamine ei ole raisatud aeg. See on sinu kõige võimsam tööriist, mis kingib sulle energiat, tasakaalu ja parema elu. Seega küsi endalt, kas tund aega voodis telefonis on tõesti väärt madalamat elukvaliteeti?